Tšau, siin tuleb nädala sõnum jälle ja esimene sõnum on mõõkade rüütel ja see nädal siis võib-olla on kuidagi kiirem, võib-olla on kuidagi mingit selgust rohkem ja ta on siin nagu, ta sõidab kiirelt ja tal on kiiver ja prillid ja mõõk on püsti. Et justkui on selline valmisolek nagu võitluseks või nagu selguse loomiseks. Tema silmad on küll kinni, nii-öelda kinni ja kiiver, nagu pea on kaetud, aga need on nagu mingid kaitsemehhanismid, ma tahan öelda, mis hoiavad sind kuidagi turvaliselt sellel nädalal. Et isegi kui sul on vaja kuskil näiteks midagi öelda, mingit selgust luua, kellegagi rääkida, võib-olla asju selgeks rääkida, siis sa oled nagu võib-olla ette valmistunud. Tõenäoliselt sa tead, mida öelda, mida öelda, kus kohas. Sa oled enda sees võib-olla mingit selgust loonud või siis selle nädalal on nagu võimalik enda sees mingit selgust luua ja tänu sellele mingeid samme teha siis oma elus. Aga katsumus on mündi 4 ja siin tal on mingid käekotid ümber, et see võib olla nagu tagasihoidmine näiteks, võib-olla materiaalselt, võib-olla mingi katsumus siis lihtsalt nii-öelda, lihtsalt materiaalselt, et mingid rahalised piirangud, võib-olla on vaja ette mõelda rohkem planeerida. Ühtepidi on justkui selline tormakus ja liikumine, sihikindel liikumine, teadlik liikumine isegi ja teadlik tegutsemine ja teistpidi on nagu mingi tagasihoidmine, kas endale hoidmine. Kui see on siis materiaalselt võib-olla, aga see võib olla ka emotsionaalselt ja muus osas. Aga vaatame veel. Alateaduse mõjutused on sauade kuus ja see on selline võit ja see on, inimesed nagu näevad sind, et võib-olla su alateadvus siis suunab sellel nädalal sind rohkem nii-öelda ennast näitama või ennast jagama kuidagi. See võib ollagi see nagu mingi suhtlemise osas võib-olla enda jagamine, aga võib-olla siis on see nagu avatud olek on natukene katsumus. Et ühtepidi tahaks võib-olla suhelda ja jagada ja rääkida ja näidata ennast või olla rohkem kuidagi ümbritsetud inimestest, aga teistpidi on mingisugune tagasihoidmine või võib-olla on mingi hirm enda sees ennast võib-olla jagada või avada. Ka vaatame mineviku mõjutusi ka ja siin on karikate 10. Võib-olla siis oli lähiajal mingi lähiminevikus hiljuti oli rohkem võib-olla lähedastega olemist või perele toetumist, mingid meeldivad emotsioonid olid või rohkem mõtlemist lihtsalt perele ja lähedastele ja see võib-olla on aidanud mingisugust selgust sinu sees luua. Või siis on nagu selle nädalal see nagu võimalik ja see on tulemas võib-olla. Aga millele sa rohkem mõtled, on karikate 6 ja siin ta lapsele annab roosa karika. Tegelikult need karikad oleks ju kõik justkui kuldsed, aga see karikas on ekstra spetsiaalselt sellele lapsele mõeldud. Et tõenäoliselt sellele lapsele meeldib just roosa karikas. Võib-olla on see mingi sünnipäeva teema näiteks, võib-olla on mingi, kellel on lapsed, siis võib-olla jälle lastega midagi tegemist või ka siis enda sisemine laps. Ja samas karikate 6 on ka nostalgiakaart, et siis võib olla ka minevikule rohkem mõtlemist, aga justkui samas nagu meeldivad mõtted, sellepärast et kaart ise on selline värviline, positiivne ja selline fookus on nii-öelda ikkagi sellel lapsel justkui ja sellele, et mida see laps vajab või selline individuaalne lähenemine, justkui individuaalne kink just sellele lapsele. Aga kellel ei ole siis lapsi, siis võib-olla lihtsalt oma sisemise lapsega mingi tegelemine, oma lapsepõlvele võib-olla mõtlemine,
võib-olla mingisugune mõtlemine, kuidas oma nii-öelda sisemisele lapsele rohkem nagu rõõmu tuua, et mis temale meeldiks nii-öelda. Aga vaatame veel. Lähituleviku mõjutus on mündi 10 ja see on jällegi, no see võib minna jällegi selle sünnipäeva jutuga kokku või mingisugune lähedastega koosolek, perega koosolek, võib-olla lähedaste külastamine, võib-olla on ka lihtsalt mingeid väljaminekuid rohkem, meil jääb see jälle silma, mis oli katsumus, see mündi 4, et võib-olla ei olegi nagu otseselt nagu tagasihoidmine aga see võib olla lihtsalt selline strateegiline ettemõtlemine, et kui palju sa kuskil saad anda, kui palju sa midagi saad osta, võib-olla isegi sa mõtled millegi müümisele, et võib-olla on vaja isegi midagi ära müüa, et saaks raha juurde, et saaks kuskile panustada siis. Ka soovitus sulle on Mõga kuningas ja ta on väga hea suhtleja, ta on analüütiline ja ta on strateegiline, ütleme nii, et ta mõtleb ette ja ta ei ole impulsiivne, et ta ei tee mingeid impulsiivseid oste näiteks, ta ongi nagu mõtleb ette ka rahaliselt, on ju. Ta mõtleb ette ka selline nagu väga kaugele ja jällegi see rahaliselt, ta mõtleb ka väga kaugele ette, et kuhu näiteks investeerida, kuhu panustada, kus tagasi hoida, et kuhu läheb liiga palju raha. Siin ma jälle mõtlen selle mõõkade rüütli peale, et jällegi tal on see kiiver ja prillid ja ta on kaitstud ja tal on veepudel, tal on kõik olemast valmis, ehk siis ongi see, et sa oled ette mõelnud ja planeerinud ja nagu ette valmistunud tulevikuks siis. Ja see võib nõuda nagu rahalist, materiaalset sellist tarkust ja analüütilisust ja ettemõtlemist justkui. Aga kuidas sind ümbritsev mõjutab ja siin on tugevus või jõud. No siin on see, et kuidas see sind mõjutab, et kas siis sinu ümbrus kuidagi toetab niimoodi sind, et sa saad tugev olla või siis on ka sinu ümber tugevad inimesed ja see võib olla selline teineteise peegeldamine, et ümbrus peegeldab sulle seda, mis just sina oled või mis energiat sina välja annad just. Okei, no kui ma ütlen niimoodi, et jälle see rahaline teema, et siis võib-olla nii-öelda nõuabki seda tugevust see, et ei larista, et sa hoiad tagasi oma seda impulsiivsust ja tahtmist võib-olla laristada kuskil ja mõtlematuid oste teha. Aga siit mul tuleb ka teine jutt sisse, et sinu tugevus on nii-öelda see, mis sind eriliseks teeb, et tal on see, mul ei tule see meelde see nimetus, et tal pigmendilaigud või ei ole. Igatahes, tal on need heledad laigud sind, et ta ise on tumedanahalisem ja et ta läheb selle loomaga nii-öelda kokku, et see on nagu tema tugevus, see on see, et ta on nii-öelda justkui teistsugune või eriline. Et see ongi see, mida võiks nagu väljendada või lasta enda seest välja tulla ja see läheb kokku selle alateadvusega tegelikult, kus on vajadus nii-öelda või soov nagu olla nähtud või ennast näidata või nagu avada inimestele ja kui on nagu tunne, et oled võib-olla teistsugune või et jääd võib-olla nagu liiga silma, et siis tegelikult see ongi sinu nagu tugevus, see, et sa oled teistmoodi ja ka selle osas võib-olla sa hoiad ennast tagasi, võib-olla teed ennast nagu nii-öelda tavalisemaks, aga sellega sa jällegi ei lase oma sisemisel lapsel välja tulla, kui sa nagu ennast tagasi hoiad ja seda, kes sa päriselt nagu oled oma olemuselt. Soovitus on siis võib-olla ka oma seda tugevust kasutada ja julgelt ennast väljendada ja olla see mõõkade kuningas, kes nagu ütlebki väga nagu selgelt, väljendab ennast selgelt. Siin mul jääb see sinine värv on muidugi kõri energiakeskus, mis ongi siis suhtlemine, et kui sa pead kuskil suhtlema võib-olla rohkem või tahad kuskil väljendada ennast, siis tee seda väga julgelt ja sa võid seda teha nagu sulle omasel moel,
vabalt. Et siis sa ei pea ennast kuidagi tagasi hoidma või mingeid sõnu tagasi hoidma või muretsema selle pärast, et mida sa räägid või kuidas teised sinust aru saavad või mis mulje sa teistele võib-olla jätad. Aga sinu lootused ja hirmud on õiglus, et mingisugune õigluse vajadus on või õigluse soov, et mingis osas kuskil sa soovid siis, et ilmselgelt, et õiglus oleks jalule seatud ja siin jääb ka mul selle mõõk silma, et igal pool on see mõõk on püsti. Et mingi tõe vajadus on ja õigluse vajadus on, võib-olla vajadus ennast väljendada selgelt niimoodi, et sinust aru ka saadakse. No võib-olla on siis midagi vaja väljendada sul või nagu ma ütlesin, et selgeks teha ja see võib jõuda sinult nagu mingit seda tugevust ja jõudu vajada. Et võib-olla sa proovid siis ka nagu tasakaalukas olla ja mitte minna üle ääre, nii-öelda üle piiri oma sõnadega, aga nagu ma ütlesin, et siis on juba kiiver ja prillid on olemas, et siin on mingisugune ettevalmistumine justkui võib-olla mingiks vestluseks või ka mingiks sündmuseks võib-olla, kuhu justkui mitte minema peab, aga võib-olla on vaja minna. Aga siin ma tahan öelda, et sina ise oled justkui see õigluse jalule seadja või siis nagu oma õiguse tagaajaja, millegipärast sul võib olla selle jaoks vajadus või soov võib-olla ja sa võib-olla tunned mingis osas, et sul on vaja olla nagu võib-olla vaos hoitud. Aga samas siiski, ma tulen jälle selle soovituse juurde tagasi, mis on see nagu selge suhtleja, selge ja konkreetne suhtlemine. Aga no vaatame, mis see lõpptulemus on. Mõõkade 8. Lõpptulemus oleks võinud jälle midagi muud olla, aga see on nagu on. Ja see on nagu jällegi natuke oma peas kinni olemine. Et muidu siin on nagu sinul mõõgad. Et siin ja siin ja siin, mina ütlen, et sinu käes on nagu mõõgad, aga siin on lõpptulemus on see, et justkui kellegi teise käes on mõõgad või lõpuks justkui oleks nagu ikkagi sina see sihtmärk või siis sa pelgadki, see kõik jõuabki võib-olla sinna, et sa justkui valmistad ette selleks, et sina ei peaks olema see nagu sihtmärk kellelgi. Et kas siis on see mingi sündmus või mingi üritus või mingid inimesed või kellega sa tunned, et sa pead ennast kuidagi võib-olla tagasi hoidma või ette valmistuma, et mida sa ütled ja kuidas võib-olla mingit muljet jätta, head muljet või selline muretsemine on justkui ongi see ettemõtlemine, ette planeerimine. Aga see mõõkade 8, see on selline kaart tegelikult, kus inimene ise laseb nii-öelda ennast sinna nagu seal lõksus hoida või et siin on, et tal on küll nagu nöörid ümber, aga tegelikult on näha, et need on hästi lõdvalt, et ta tegelikult ei ole justkui siin, ütleme nii, et nagu lõksus või väga nagu kinni hoitud tegelikult, et ta ise justkui mingil tasandil laseb teistel võib-olla siis panna ennast sinna sellisesse ebamugavasse olukorda, et võib-olla sa justkui siin valmistud ette ja mõtled ette, aga lõpptulemus on see, et sa justkui ikkagi lased, ma ei tea, kas ennast siis võib-olla ümber veenda, kas siis oma mõtetel või siis teistel su ümber ja siis see ongi see, et sa pead, et ümbruskond mõjutab sind niimoodi, et sa oleksid nagu tugev. Või kasutaksid nagu oma tugevust ja jääksid endale kindlaks, et mitte, et sa ei lase ennast nagu ümber veenda siin lõpuks, kas iseenda mõtetel või teistel või mingitel olukordadel. Ja siis ta on siin niimoodi lõksus ja siin on tal punast näha, justkui ta oleks haavatud või kuidagi niimoodi. Et aga selline ebavajalik, ma tahaks öelda, et see on ebavajalik see, kuhu see lõpptulemus justkui jõuab järgmisel nädalal. Tegelikult kui võtame nii, et kui me järgime soovitust, siis tegelikult me peaksime välja saama sellest mõõkade 8
olukorrast, kus me justkui tunneme, et me justkui oleme lõksus või kinni seotud või et me ei saa midagi teha või et ei taha teha mingit valikut või otsust või ennast väljendada kuidagi nii nagu vaja. Et kui see on nüüd nii-öelda sinu iseenda isiklik teema, mitte nagu materiaalne teema, noh, võib-olla on ka materiaalsusega seotud, aga siis ongi lihtsalt see, et nagu mõtle ette, ole selge, konkreetne, ütle, mida sa vajad või väljenda ennast nii, nagu sa tunned, et sul on vaja, ole selge ja aus, sest siis sa tead, et sa vähemalt oled ennast väljendanud. Et sa pole lihtsalt head nägu teinud ja kuskil nurgas maski taga olnud ja oma tõde näiteks tagasi hoidnud või niimoodi. Mis iganes olukord see on, et see suhtlemine kuidagi on aktiivne sellel nädalal ja iseenda peast välja tulek ja ka iseendaga aus olemine jällegi, mis peaks aitama siis siin peast välja tulla. Ma ei tea, mis teemaga jälle tegemist on, aga ma loodan, et seal mingid arengud siis toimuvad ja lahendused tulevad. Aga vot nii seekord ja tšau.